Kaunis ülikoolilinn Tartu saadab nüüd siis seekord mind siit Koobi juurest teele Ukraina poole. 18. kord. Peal siis tühi vaat poistele. Saaremaalt saadud kalavõrgud. Vaatame, kuidas poisid sellega hakkama saavad. Ülejäänud auto on täis igasugused muid vahendeid. Vürdi asju, saapad Sameliinist, samamoodi Vürdis Kleepelint, akupangad Rakvere toetajate poolt kogutud ja palju veel muid asju. Auto on suhteliselt täis, ruumi pole. Nüüd hakkame liikuma, et saime notarist dokumendid korda ja lähme vaatame, kaugele jõuame. Taas kord olen ma Ukrainas ja seekord imekaunis väiksest linnast Pavlogradis, kus 3 aastat tagasi toimus mul kõige esimene üleandmine. Siiamaani on kõik üleandmised toimunud kahjuks ka siis vene keeles, ukraina keeles või inglise keeles. Seekord on mul siis hea võimalus teha üleandmine eesti keeles. Tere poisid! Tere! On toimunud nüüd suuremad muutused. Oleme siis saanud kätte oma sõjaratsu. Pumpame rehve täis. Ütleme, pidurid saime lahti. Auto veereb, aga rehvid on tühjad. Üks oli täiesti tühi, aga saime nüüd sealt kinniselt territooriumilt välja ja oleme nüüd selles samas parklas, kus ma öösel tudisin. Bussil on kleepsud väga kortsus. Paneme ilusa uue kleepsu ka talle peale, et asi oleks natukene esinduslikum. Nii, nüüd nagu filmis. Oleme nüüd siis pumpamisprotsessiga lõpetanud. Saime siis haagi selle igale poole 3,6 baari ilusti sisse. Sellega me jõuame esimese tankla juurde ära. Vaatame, mis on. Koormarihmad on ka kontrollitud, need on ilusti pinges. Lisaks saime ka gaasimaskid kätte ilusti. Siin on pildid sees. Väga ilus kõik. Nii, et praegust on selline positiivne kõik. Et ei oskagi midagi rohkemat praegust öelda. Bussikene on tubli. Autokene on ka tubli. Ja nüüd ei ole muud midagi, kui jäämegi ootama, siis millal saame deklaratsiooni. Anname oranžile hobusele juua natukene. Paneme diislit siin täis. Tema kahjuks praegust diislit ei saa. Tema peab natukene veel ootama jääma. Aga on hea meel öelda, et esimesed kaadrid saame me teha sinise taeva ja kollase rapsipõllu taustal. Jep, me oleme Ukrainas. Et
see sõjaratsu on nüüd juba sõja riigi pinnal ja hakkame nüüd edasi pingutama, et me jõuaksime kiiresti ka nüüd sinna, kus teda vajatakse. Et aasta aega ootas ta seda piiri peal. Nüüd on ta siin kohal. Suured tänud kõigile toetajatele. Meie lähme edasi. Ой, не світи місяченьку, не світи нікому, тільки світи миленькому, як іде додому. Світи, світи місяченьку, крізь ліси й трави, хай до мене ніченькою йде мій милий слави. Чорні віти, темна тінь вповзає в ліс, лиш моє віконце світить, любий ти до мене. Світи, світи місяченьку через поле й брід, хай мій милий, мов пташина, летить мені в світ. Mõned tunnid oleme Ukraina teed
sõitnud ja oleme jõudnud sellisesse linna nagu Uman. Ja Uman on siis linnaks, mis on siis Kiievi ja Odessa maantee vahel ja teeb põhimõtteliselt Ukraina siis pooleks. Nii et sõidetud on ja lähme rahulikult edasi. Oleme nüüd jõudnud sellisesse linna nagu Kropovõnskõi. Siit on jäänud kuskil 250 kilomeetrit veel Dniprosse. Aga vihma sajab, tänavad ujutavad, äravoolud ei toimi. Päris pull on siin, seda vett on ikka päris palju. Et väikene lootsun, et jõuame täna Dniprosse kuskil kella 2 kohale, kui kuskil vahepeal sööma ei lähe. Et päris ilusti on tuldud. Õiged rekamehed hoiavad kokku, aga meie oleme siuke pikem veos. Sellepärast tulime vaatama, mida siin kõik rekad teevad. Tavaliselt on niimoodi Ukrainas, et kui veoautod seisavad toidukoha ees, siis peaks hea koht olema. Proovime järgi. Vaata, mis me nüüd siin leidsime. Oh, ja kes sealt välja tuleb? Nii, kas keegi tunneb ära oma kepi? Kui tunneb, siis võib kõva häälega jao öelda. Selle me leidsime bussist. 18. kord Ukrainas. Saame jälle kokku oma vanade heade tuttavatega Mamaiga. Ja samas näeme ka, et meie kollane tibupussikene teeb tööd ilusti. Saame täna teda ära kasutada ka kaubaveona, et teeme seekord siis natukene asju kaasa, nii palju kui autosse mahtus. Vürdi poolt siis toetuseks tulnud kruvid, Samelini ja Antsu poolt siis saapad ja ka Vürdi poolt siis MacGyveri teipi. Ну, он сам за себя говорит. Можно вот так вот погрузить, и не только это. Мы его, слава богу, сейчас интенсивно эксплуатируем. Есть люди, заводим, возим. Он здорово нас выручает. Ну и, конечно, за твои подарки в виде такого крепежа, в виде скотча армированного, очень такой дефицитный элемент. Он постоянно в ходу, поскольку надо крепить быстро, что-то сложить. Это больше касается именно сбросов, дронов. Вот. Ну и, конечно же, попробуем новый фасон этого лета. Обувь. А самое главное, это обувь от Overboots'ов, которые нам Да, присылали мы раньше. с производителем сотрудничаем давно. И очень будет приятно продолжить их линейку и опробовать. Я думаю, вскоре мы дадим отчет по качеству, по всему и свои, как говорится, замечания. Ну и, конечно, благодарность. Супер. Slava Ukrainu! Героям слава! Urmas, olen Ukrainas ja sa küsisid minu käest, kas seda seadet on kellelegi vaja. Me tõime ta nüüd siia. Mamai, открывай, пожалуйста, и скажи, что это и для чего это. Да. Это очень нужная вещь. Спасибо Урмасу. Это такой бонус, о котором и мечтать мы даже не могли. Это очень удобная вещь для обогрева, например, того же блиндажа. Либо какой-то дом пустой, либо какое-то помещение. Мы можем быстро превратить в живое, удобное, Ну это автоном. теплое. Да, это автономное отопление. Да, это ну просто подарок. Спасибо, Урмас. Реально. Slava Ukrainu! Героям слава! Oh
А мы, как всегда, смотрим, как Янус работает. Сюда хотя бы не кого-то, кто-то тут был. А бывает, да? Кому як іде додому, світи, світи, місяченьку крізь ліси й трави, хай до мене ніченькою йде мій милий слави. Ой, іде він темним лісом, там, де ніч густає, тільки серце моє чує, до мене ступає. Світи, світи, місяченьку, щоб не збив з дороги, я чекаю при віконці, плачу потай Бога. Ніч колише чорні віти, темна тінь вповзає в ліс. Marek, kõik sinu rihmad lähevad ka siia, mis ma sealt töökohast sain teile. Korjake kokku, siin on neid väga vaja. Это пьешь этих? Käes on taas imepärane ilus hommik, päike paistab ja alustame oma hommikut siis sellega, et vaatame üle bussi, sellepärast et täna läheb ta minema ära, täna toimub üleandmine, öö otsa on ilusti siin olnud ja loomulikult alustame ka sellega, et pumpame täis rehvikese, mis jälle meil tühjaks on jooksnud. Väike kompressor saab sellega ilusti hakkama. Täna anname siis selle võimsa bussi üle võitlejatele, kes saavad siis sellega turvalisemalt oma tööd teha. Ega ei olegi muud midagi, kui paneme asjad valmis ja hakkame vaikselt teele minema. Hakkame vaikselt jõudma oma teekonna sihtpunktini. Pavlograd. Natukene veel ja varsti saame poistega kokku. Nii, oleme nüüd ühes väikses kohas Pavlogradis, kus on kokku kogutud siis rämps, mida venelased on alla visanud. Ja siin ootab ka siis meie buss üleandmist.
taas kord olen ma Ukrainas ja seekord imekaunis väikses linnas Pavlogradis, kus 3 aastat tagasi toimus mul kõige esimene üleandmine. Siiamaani on kõik üleandmised toimunud kahjuks ka siis vene keeles, ukraina keeles või inglise keeles. Seekord on mul siis hea võimalus teha üleandmine eesti keeles. Tere poisid! Tere! Et minu selja taga on üks projekt, kus mul paluti abiminut, et ma aitaksin selle projekti lõpuks tuua siia Ukrainasse kohale ja kui mulle öeldi, et see läheb Eesti poistele, seda suurema rõõmuga oli seda teha. Ja äkki poisid nüüd paari sõnaga ütlevad, et kõigepealt, mis auto see on, milleks seda autot vaja läheb ja kuidas te seda kasutama hakkate? No, kõigepealt alustame tänusõnadega, et suured tänusõnad Eesti kohtuperele, Respo meistrimeestele, et see auto siia jõudis. Eesmärk suure tõenäosusega saab olema meditsiini tagamine rindele ja ma arvan, et kolleeg räägib paar sõna täpsemalt selle auto ajaloost. Mis siin ikka auto ajaloost rääkida, et auto siia jõudmine võttis väga kaua aega, aga suured tänud kõigile, kes alla ei andnud selles võitluses, et see auto lõpuks siia saaks. Ja ilmselt läheb siis nii meditsiini tagamiseks kui ka siis haavatult äratoomiseks rindade. Mis selle auto eriliseks teeb? Mis siin on teistmoodi kui tavalistel T5 bussidel? No, siin juba autol näha lisasoomus, kaamerad, mis tagavad nii-öelda autojuhile suurema vaatevälja, IR tuli, eks pimedas sõita ja ongi lisaturvalisus, kui võrreldes tavalise bussiga. Ja ma arvan, et me saame selle autoga suht kiiresti juba opereerima hakata oma vastutusalas. Ja see on praegu minu poolt kõik. Suurepärane. Ja nüüd siis see kõige pidulikum hetk. Palun. Täna. Slava Ukrainu! Героям слава! Я сегодня в очень красивом маленьком городе Павлограде и передал нашим хлопцам одну автобус. И хочу сказать большое спасибо, что дали нам возможность перед вашим музеем это все сделать. И хотим оставить наш эстонский флаг тоже здесь, чтобы все поняли, что Эстония всегда с нами. Дякую. Слава Украине! Героям слава! Замість мене вставай, читай папери, прощавай, на плечник готовий, я звідси йду, додому їду. Здаю автомата, я виграв війну, вітрила підняті, я звідси йду. Улюблене місце, де люблять і ждуть, додому їду, додому я йду. Додому їду, додому їду, лиш дім в думках моїх очах. Додому їду, дружина зустрічає з дітьми на руках. Я вже не знаю, що пояснять. Завтра
завтра я вже буду вдома спати, буду вдома. Я пам'ятаю, як та